Kuidas kriisiolukorda enda kasuks pöörata volgaks? Minu nimi on Roland Toko, olen Edu Akadeemiks asutajatest. Ja üks küsimus, mis meie tehtud küsitluses väga tugevalt välja tuli, see, et kuidas kodus olemise aega paremini planeerida. Üks asi, mis ma toon välja Duke'i ülikooli uuringutest, on see, et ligi pool meie igapäevastest tegevustest, ehk kuskil 45% või rohkem on harjumused. Ja kuigi me arvame, et me teeme otsuseid, siis tegelikult on need meie igapäevased harjumused, mida me oleme lihtsalt harjunud teatud viisil tegema. Ja seetõttu me käitume või teeme teatud asju ligi pooles mahus igapäevaselt, täpselt nii, nagu me teeme. Ja täna on suurepärane aeg selleks, et vaadata üle oma harjumused. Vaadata, millised on need harjumused, mis sind täna tagasi hoiavad. Ja samamoodi vaadata seda, et millised on need harjumused, mis sind võiksid edasi aidata. Üks asi harjumuste puhul on see, et iga harjumus, sellel on mingisugune päästik või mingi asi, mis selle käima paneb. Teine osa on see, et sa teed seda, mis iganes su harjumus on. Ja kolmas osa on see, et igal harjumusel on mingisugune preemia, mis sa sellest saad. Ehk mingisugune preemia või mingisugune motivatsioon, miks sa seda teed. Sa saad midagi head sellest. Sa sööd midagi sellist, mida sa tegelikult tead, et sa ei peaks sööma, sellepärast et sa tunned korraks ennast hästi või see hea maitse korraks on seda väärt. Kuigi sa tead võib-olla, et hiljem sa tunned ennast kehvasti või see võib aidata kaasa sellele, et sa haigestud või et sinu tervis ei ole nii heas korras. Nii et vaata üle oma need harjumused ja vaata, kuidas sa saad asendada need harjumused sellistega, mis sind toetavad. Näiteks võib-olla sul on mõni tervislik snäkk, mida sa tahad võtta, annab sulle sama asja, aga ei riku su tervist. Ja teine pool on see, mida ma soovitan vaadata, kuidas sinna aega paremini planeerida, on see, et panna endale paika mõned hommikused ja õhtused rutiinid või harjumused. Ja need võivad olla väga-väga erinevad, mis iganes sinu jaoks sobib vastavalt sinu olukorrale, aga ma toon mõned mõtted sulle välja, et mõtte liikuma saada. Ja miks on need hea? On sellepärast, et kui sa tead kindlalt mingit programmi, mida sa iga hommik teed või mida sa iga õhtu teed, siis see annab sulle teatud mõttes mingi kindluse ja see annab sulle teatud mõttes parema aja planeerimise. Hommikuti mõned asjad, mida sa teha saad, võib-olla on mõni füüsiline liikumine, kas sa teed joogat või sa lähed õue jooksma, kui sa ei pea karantiinis või kuskil toas kinni olema. Võib-olla sa loed midagi või sa vaatad mõnda harivat videot, et enda mõtteid oma mindseti muuta ja viia positiivsemale poolele. Võib-olla on hea aeg lugeda midagi, võib-olla on hea aeg kuulata mõnda audioraamatut, võib-olla on hea aeg midagi kirja panna või teha ära mõni selline oluline aega nõudev, keskendumist nõudev töö või siis kirjatöö või mõttetöö, mida ära teha kohe hommikul. Sest sellel hetkel on kõige parem seda teha, et on võimalikult vähe selliseid segavaid faktoreid. Loomulikult, kui sul ei ole lapsi, kes väga vara ärkavad, aga võib-olla sa saad siis leppida kokku oma kaaslasega, et tegeleb lastega mingi aja ja sina saad teha ära oma hommikused harjumused, oma hommikused rutiinid. Õhtuti mõned asjad, mida teha, on näiteks tänulikkuse harjutus. Jagada seda kellegagi või panna kirja, mille üle sa tänulik oled. Samamoodi pidada märkmikku ja pidada seda, et mis on toimumas. Tänasel ajal väga-väga põnev. Väga palju huvitavaid asju võib kirja saada ja sellest võib saada sisu sinu raamatuks või milleks iganes tulevikus. Sa võid panna kirja näiteks ka neid asju, et mis on olnud mingisugused pisikesed võidud tänases päevas või mõelda läbi see, et mille osas sa oled põnevil homse osas. Samamoodi mõni hea asi, mida teha, on see, et lõpetada söömine kuskil 3 tundi enne, kui sa magama lähed. Sellepärast, et kui sa lähed täiskõhuga magama, siis see on su kehale raske ja sa ei maga tõenäoliselt nii hästi ennast välja. Hea asi näiteks, mida teha, on see, et tulla ära ekraanide tagant vähemalt tund aega enne, kui sa magama lähed. Sellepärast jällegi, kui sa näed seda sinist ekraani, oma arvutiekraani või telefoni ekraani, siis üks asi, mis see teeb, on see, et see annab sul kehale sellise ergutuse ja sa ei jää nii lihtsalt magama. Mõningad sellised mõtted, võta need, mis sinu jaoks sobivad ja vaata veel juurde, mis on asju, mida sa saaksid hommikuti või õhtuti teha. Ja üks asi, mis on veel selle juures hästi oluline, on see, et
mitte endale panna sellist survet, et ma pean kõik need ära tegema. Ja ideaal on see, et sa saad need kõik tehtud. Ja mõni päev võib-olla sul see õnnestub, aga kui sul on neid päevi, kus sa ei suuda kõiki neid asju ära teha, siis jällegi vaata seda ja ole tänulik selle üle, mida sa said tehtud. Ja ära pane endale liiga suuret survet, et ma ei saanud hakkama, ma olen läbi kukkunud ja nii edasi, vaid keskendu sellele, et mida sa ära tegid. Ja pea endal nii-öelda sellise alateadlikult sellist mõtet, et ma soovin ideaalis neid asju teha ja see võiks ideaalne päev olla, aga kui need ei õnnestu täiel määral, siis ka see on okei. Ma sain tehtud midagigi. Nii et sea endale hommikused ja õhtused harjumused ja usu mind, su elu muutub oluliselt planeeritumaks, oluliselt endale paremat tunnet tekitavaks ja loodetavasti kuulen juba õige pea sinult, millised on sinu harjumused. Kui sa tead kedagi, kes seda videot peaks kuulma, nägema, siis ole hea, jaga seda talle ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau!